sõitu järgneva intervjuu taustal näeme. Tarmo Tempel, Erik Kuusk olid mõlemas stardis kindlad võidumehed. Käesolev hooaeg on ilmselt edukalt sisse juhatatud. Kuidas kommenteeriksite seekordset võistlust Tbilisis? Väga meeldiv on, et vabariigi võistkond järjekordselt silmapaistev esinemine esimesel etapil. Loodame, et ka tänavu aasta meie sportlased, vabariigi sportlased saavutavad nii-öelda edu, nii nagu on kogu aeg olnud. Nõnda valmistusid nädalavahetusel stardiks ja söössid rajale 28 meest 356 cm mootorratastel Tbilisi lähistel Rustavis, kus lausa suvises lõõsas sooja ligi 30 kraadi, peeti Nõukogude Liidu mootorratturite ringrajasõidumeistrivõistluste esimene etapp. Kalevlane Sulev Mets, paljukordne medalimees, kuid seni veel kullata, kandis võistkonna vastutust ja tegi seda hästi. Kuigi esimeses sõidus start süütelukku kinni ununemise tõttu, ka tippudel juhtub mõndagi ebaõnnestus, siis lõpuks võitles Mets välja 3. koha. Tiitlikaitsja moskolane Aleksandr Maskovka oli parim, tema järel läbi aegade stabiilne Aspold Vaino teine. Teises stardis aga ei andnud Mets konkurentidele erilist sõnaõigust ning oli 2 sõidu kokkuvõttes Tbilisi etapi parim. Teine Maskovka, 3. ukrainlane Anatoli Kalanski. Rõõmustasid 20-aastased. Mart Hirtentreu parimas sõidus 6, Jüri Randla 10. Naiste klassist lootsime esikohta ning abielupaar Luule Tull, Märt Kreegi koostöö kandis taas vilja. Hästi ettevalmistatud masin töötas laitmatult, ka sõidutehnikas oli 7-kordne Nõukogude Liidu meister Tull konkurentidest parasjagu üle ning järjekordsed maksimumpunktid kanti Eesti koondise kontosse. Tulli seaduspärasusena tunduva edu kõrval oli meeldiv üllatus 21-aastase Meeli Kalami tõusmine meie maa eliidi tippu. Treenerist ja mehaanikust isa Ants Kalami juhatusel on Meeli Kalam tänavu astunud suure sammu edasi sõidumeisterlikkuse osas ning teine koht mõlemas stardis oli sama kindel kui Luuletulli võit. Sellest edust tundis rõõmu eelkõige boksist sõitu dirigeeriv Eesti koondise treener Richard Laur, keda pilli nüüd näeb. Ja kuigi 175-listel Enno Puulaeg jäi 7. koht, piisas neist punktidest, et Eesti võitis etapi ligi 90 punktise paremusega Ukraina ning Vene Föderatsiooni ees. Pealtvaatajate maiuspalaks olid aga kihutamised spetsiaalsetel võidusõidu mootorratastel. Et Alma vüütootmiskoondises vihur ettevalmistatud masinad on Nõukogude maal praegu kiiremad, seda tõestas Lembit Teesalu. Kuigi mees ise arvas, et Serpuhovi katsetehases ettevalmistatud masinal sõitev lätlane Raimond Saistrauts peaks ohtlik konkurent olema, tõestas võistlust vastupidist. Vaid esimeses stardis jõudis Aistrauts korraks Teesalule 5 sekundi kaugusele. Finišis oli vahe taas 10 sekundit. Teesalu võitis ka teise sõidu ning on kindel liider ja teel 20. Nõukogude maa meistritiitli. Esikoht tuli näiliselt kerge, kuid probleeme on ja järgnev intervjuu võitjaga toobki selgus. Rahvusvahelise klassi meistrisportlane Lembit Teesalu 125-stel olite nüüd kindel võitja. Ilmselt see masin jookseb hästi. No masin on tegelikult sama, mis möödunud aastal, mootor on ainult uus ja õnnestus mootori päris hästi käima saada. Kas nüüd käesoleval hooajal on Alma vüütootmiskoondises vihur ettevalmistatud masinate juures ka midagi suisa uudist? Ei, täitsa absoluutselt uut midagi ei ole ja üldiselt on olukord kehv tagavara osadega, neid selleks hooajaks me ei ole üldse saanud. 250-liste võidusõidumasinate sõit kinnitas rattaosade probleemi tõsidust. Jüri Raudsik, tunamullune sotsialismimaade karikavõitja, pidi terve eelmise hooaja kulutama masina häälestamisel ja ehitamisel. Seekordses esimeses stardis töötas rotaks mootoriga varustatud masin laitmatult ja Raudziku võidus polnud kordagi kahtlust. Teises sõidus aga jättis taas tõrkuv mootor liidri kohal sõitnud Raudziku rajapervele. Esikoha päris Mati Reinup, kes oli esimeses sõidus teine ja teise võitis. Kogu pjedestal selles võistlusklassis oli Eesti sportlaste päralt. Teine Jüri Preobraženski, 3. Lembit Teesalu. Eesti võidusõitjaid saatis Tbilisis suur edu. 7 masinaklassist võideti esikoht 5. Punktiile panid külgvankrimehed, kelle sõitu järgneva intervjuu taustal näeme. Tarmo Tempel, Erik Kuusk olid mõlemas stardis kindlad võidumehed. Eesti NSV Mootorispordi Föderatsiooni presiidiumi esimees Jüri Randla. Lembit Teesalu kurtis siin tagavara osade üle. Millised on väljavaated?
No see on muidugi A-klassides tõsiasi, et need ei ole saabunud, kuid need ei ole meist mitte olenevad põhjused, nii juhuslikult, nii vihurist mitte olenevad põhjused. Me loodame, et lähemal ajal see küsimus laheneb. Käesolev hooaeg on ilmselt edukalt sisse juhatatud. Kuidas kommenteeriksite seekordset võistlust Tbilisis? Väga meeldiv on, et vabariigi võistkond järjekordselt silmapaistev esinemine esimesel etapil. Loodame, et ka tänavu aasta meie sportlased, vabariigi sportlased saavutavad nii-öelda edu, nii nagu on kogu aeg olnud. Gracias.